on päris mitu head päeva möödas, kui me viimati võtsime kaamera kätte ja rääkisime. Mul oli vahepeal sünnipäev, siis meil autoga olid mingid probleemid, nagu me rääkisime. Jah, seegi vist viimane päev ja siis meil on nüüd olnud nagu selline natukene nagu stressi rohkem aeg, ehk siis me ei ole väga tahtnud selle kaamera kätte võtta, aga vaikselt asjad jooksevad lonksu või me rahuneme maha. Me mõtleme osta endale vänni, ehk siis näeme, kas me saame selle vänni, et me tegelikult olime eile valmis sellega juba ära sõitma, aga kuna tal on veel endal seda vaja, siis me ei saanud sellega ära sõita, ehk siis see päev natukene kahtlema, et kas me nagu ostame selle ära, et me võib-olla peame äkki meil täna öeldakse, et davai, et homme alustage tööd, kuigi me vist ei võtaks niimoodi vastu, aga igatahes, te saate siis mõttest aru. Tulime praegu randa, väljas mega palav, mis veel, ma olen ülikaua mõelnud, et ma teen endale võib-olla ka forklifti lood, kogu aeg mingi teen, ei tee, ma ei tea, peaks tegema, kogu aeg on see, et peaks tegema, aga ma pole jõudnud selle sammuni, et ma endale selle kursuse nagu ära broneeriks ja siis täna me tegime selle, sest nii palju nagu töökohti on, kus on vaja just seda forklifti luba. Hannes on olemas, aga me tahaks ju ikkagi koos töötada. Päris palju kohad otsivad ka nagu mitut tööd seda forklifti lubadega inimest, pluss ükskõik mis tööd me nagu edaspidi kavatseme teha, siis väga paljudes töökohtades on nagu see boonus, kui sul on forklifti lood. Ehk siis ma arvan, et see ei ole nagu täiesti mõttetu kulu minu jaoks, et äkki toob ikkagi kasuks. Natukene hirmus, sest ma ei tea, tundub nagu raske, aga see on mingi 2-päevane kursus ja siis on vaja eksam teha. Ma arvan, et ma saan hakkama. Et täna lähemegi randa, siis ma võib-olla, kui ma saan telefonist teha, siis ma üritan rannas olles seda, ma pean nagu päev enne tegema mingi online kursuse ja siis homme on koha peal, et jah, äkki rannas proovin ära teha. Me elame täiega päev korraga, see on kohati nagu väga tüütu, aga samas me ei saa midagi paremat teha hetkel. Teine asi veel, mis on hästi naljakas, me just jõudsime siia randa ja Annes hakkas just endale pükse vahetama, panna ujukad jalga auto juures ja siis vaatame, mida asja mingi meie töökaaslased sealt Kreinist kõnnivad mingi, ma ei tea, mitu poissi, see oli mingi 5-6 poissi kõnnivad, et nad said vist tööl seal, nad elasid koos ja siis said vist sõpradeks, nad tulid kõik Sydneysse ja praegu vist ongi see farm, kus me olime, seal on nii palju vihma sadanud, et neil on nagu mingi 1,5 nädalat umbes vaba, et tulid Sydneysse, mega lahe idee tegelikult, et lahe ja nagu Sydney nii suur, et mis see võimalus on, et sa näed mingi tuttavaid inimesi minu pärast, et ma tean küll nagu palju inimesi on Sydneys ja meil võib olla tuttavaid Sydneys, aga see tõenäoliselt, et sa näed neid inimesi on suht väike, nii et see päris naljakas, aga tore ka. Rääkisime paar sõna juttu ja võib-olla äkki paneme rannas kõik asjad kokku ka. Käisime oma lemmik jäätise kohas siis Messina. Soovitame, kui Austraalias olete. Tegelikult vist on Euroopas ka see mingi suurgi. Siis väga head jäätised alati. Tere hommikust! Ma eile poole ööni tegin seda mingi online kursust. Mitte, et see oleks võtnud nii kaua aega, aga lihtsalt me jõudsime nii hilja oma ööbimiskohta. Siis jõudsime suht hilja enda ööbimiskohta ja siis ma hakkasin tegema ja ma nii väsinud, mul telefonis see kukkus käest ära. Ma ei suutnud enam lõpuks kontsentreeruda ja siis ma täna hommikul lõpetasin selle ära. Õnneks see osa, mis mul jäi alles, oli ülilühikene ja ma pidin selle enne ära tegema ja nüüd on kell kohe 8 saamas ja siis ma valmis minema koolitusele. Hannes saatis mu ilusti ära, parim poissõber, fiancé, kihlatu ja nüüd
soovime mulle edu ja mul läheb kõik hästi, sest natuke hirmus on üksinda sellisesse kohta minna. Ave siin õpib Tõstuki juhiks ja istume siin pargis värske õhu käes, sest nii on mõnusam. Siis tulevad head mõtted pähe. Eile oli ka siis väga seikluste rohke päev. Et kohe hommikul algasid esimesed takistused ja probleemid. Ühesõnaga läksime kohale sinna Tõstuki koolitusele, viisin Ave ära. Ja siis tuli välja järsku, et tal on vaja seda mingit 100 punkti, et enda isikut tõendada. Mis see endast kujutab, et ongi need austraallased ei aksepteeri põhimõtteliselt ühtegi välismaa dokumente, välja arvatud pass. Pass annab 70 punkti, ehk siis 30 punkti oli puudu. Siis, kuna meil on Austraalia pangakonto olemas, siis panga väljavõte, selle saab 25 punkti. Aga ikkagi 5 punkti on puudu. Ühesõnaga, me saime alguses aru, et see koolitus ongi 2 päeva, need 2 päeva on nagu jutti. Ehk siis Ave oleks kell 3 kuskil vabaks saanud ja siis meil oleks olnud kuskil tund aega enne, kui pangad ja asjad pannakse kinni, et saada avada siis uus pangakonto. Ma tulin selle peale, et avame teises pangas siis konto, et siis saab 25 punkti veel juurde, saab selle 100 punkti täis. Et see neile ei sobi, kui sul on pangakaart annab muidu 25 punkti ja see pangakonto tõestuse väljavõte. Aga kui see on samast pangast, siis on ikka 25 punkti. Ehk siis ainuke võimalus, 2 võimalust mõtlesin välja, kuidas saab 24 tunni jooksul siis selle tõestust natuke juurde, et kas teha telefoni teenusepakkujaga nagu leping ja see arve või siis tehagi uus pangakonto teise panka ja me läksime siis selle pangakonto teed pidi. Ehk siis Ave sai vabaks, siis läksime kohe pangakontot tegema, aga siis tuli välja ka, et tegelikult see eksam on alles reedel, et natuke rohkem oleks aega olnud. Aga üldse Austraalias see 100 punkti tõestamine on väga-väga keeruline. Eriti kui sa just oled tulnud, sest sul ei ole ühtegi mingit telefoniarvet veel siin, sul ei ole mingi rendilepinguid asju ja ühtegi Eesti dokumenti nad nagu ei tunnista, et ainukesed 2 asja vist on sünnitunnistus, see on vist, ja teine on siis see pass. Minul on juba natuke lihtsam, sellepärast, et see Honda on minu nimel, see annab ka juba 25 punkti. Kindlustusleping, see autokindlustus, see annab ka 25 punkti. Aga Ave oli 95 punkti peal, et siis pidime midagi välja mõtlema, aga tegime mulle ka pangakonto ka teise panka, et siis on kindla peale minek, et siis on see tõestus olemas. Ühesõnaga väga-väga tüütu. Ja teine asi, mis oli siis, et üleeile me tahtsime endale broneerida seda Airbnb-d, aga siis see naine, Airbnb keskkonnast see oli üleval, et saadaval, aga siis see naine vastas, et ei saa seda, sest ühes teises veebilehel nagu broneeriti see ära. Me olime okei. Otsisime uue endale. Ja siis eile kuskil õhtu poole, siis kui Avel see koolitus ära lõppes, siis Avele tuli sõnum, et sinu see Airbnb broneeritud maja, et siin on need koodid ja kuidas sisse saada, on ju. Aga siis Ave oli, et mis asja, et me ei saanud ju seda majagi. Ja siis kirjutasime selle naisele ja siis see naine ütles, et te ise ei tühistanud seda ära, et see on teie enda süü, et mina teile midagi umbes tagasi ei maksa ja siis üldse väga selline ülbe suhtumine. Ja keegi teie tühistas selle ära? Ja et keegi, ühesõnaga, see oli broneeritud, siis keegi teine tühistas selle ära ja siis järsku kell 2 päeval ta võttis meie nagu selle broneeringu vastu, kuigi meil oli juba
eile juba ööbisime järgmises kohas. Et täielik fiasko ühesõnaga. Ma võtan selle jutu kokku, et teised ka teaksid sellega, et ta käskis mul ise selle ära tühistada. See tähendab seda, mina raha tagasi ei saa. See oli non-refundable ja kuna me alati võtame ööbimisi viimasel hetkel, siis isegi, ma ei tea, ma isegi ei tea, kas ma oleks saanud ära tühistada, aga ma hakkasin uurima seda, sellepärast, et ma tundsingi ennast süüdi, ma mõtlesin, et äkki ma oleksin pidanud, aga mul pole varem sellist olukorda olnud. Meil on vist mingi üksiku korrad juhtunud või üks kord juhtunud äkki, kui ka keegi varem pole meid saanud võtta ja siis nemad on omalt poolt ära tühistanud ja öelnud, et sorry, ma olen tegelikult kinni ja ma unustasin maha võtta, mis on nagu arusaadav ja nad ongi ära tühistanud, aga ma arvan, et sellega kaasneb Airbnb hostile siis see, et nende rating võib olla minna selle tõttu ja siis nad ei taha seda teha, sellepärast, et nad nagu tühistavad justkui inimesi ära. Ja siis ta käskis mul endal seda tühistada ja ma ei olnud nõus, sellepärast ma ei oleks raha tagasi saanud. Ja ma hakkasin uurima seda ja siis, kui ma panin sinna Airbnb, see on mingi help centeris, panin kirja, et ma tahan sellepärast tühistada, et mu host käskis mul tühistada, siis seal ütles ka, et ära ise tühista, vaid lase hosti tühistada, kui temal on mingi muu põhjus, miks ta nagu tahab seda tühistada. Nii et see oli hea, ma ei teinud ja siis ta hakkas mind süüdistama, ta hakkas minuga väga ebameeldivalt rääkima, ütles, et umbes see pole üldse tema asi, et nagu kasutas sellise mingi väljendeid. Pole üldse tema asi ja ma ei tea, teda ei huvita üldse. Et ta on õnnelik, et ta ei tühistanud minu seda hosti, et nüüd ta saab arvatavasti raha, sellepärast, et keegi teine tühistas ja siis tema saab raha, kuna mina ei tühistanud, bla bla. Igatahes. Ja siis ma võtsin ühendust veel nagu inimesega sealt Airbnb Health Centerist ja nad väga kiirelt aitasid mind, ma olen mega tänulik neile, ma sain refundi ja ma põhimõtteliselt sain ka isegi boonus, sellepärast, et ma saatsin screenshoti, kuidas ta minuga rääkis ja öeldi, et see on täiesti lubamatu, ta sai reporti ja siis ma saan veel mingi boonusraha, kui ma tahan, et uuesti Airbnb kaudu siis üürida. Et kui teil palutakse ise tühistada, siis palun ärge tehke seda ja kui host hakkab valvasti käituma, siis võtad help centeriga ühendust ja nad reportivad ise seda olukorda või suhtlevad selle hostiga või mida iganes, aga mulle see host ütles, et ainuke inimene, kes midagi kaotab, et sina, mitte mina, aga siis ta ütles, et mingi hetk hakkas mind manipuleerima sellega, ma ütlesin, ma võtan help centeriga ühendust, siis kui ta nagu niimoodi käitub ja siis ta mingi hetk ütles mulle, et umbes, et anna oma konto number või saada mulle umbes see pill, palju sul läks ja ma kannan sulle umbes raha. Aga see ei ole see, mida ma nagu tahtsin. Ma tahtsin, et ma saaksin nagu päris raha tagasi, mitte et tema mingi hakkab mulle raha kandma. Et väga-väga nõme olukord ja jälle mingi asi, millega sa pead tegelema lihtsalt, et nagu nii meil hetkel tunneme täiega, et meil lihtsalt visatakse labidega kogu aeg mingit sõnnikut aknast sisse igalt poolt. Iga asjaga on vaja tegeleda. Me oleme juba Sydneys olnud mingi 1,5 nädalat ja me pole nagu kordagi põhimõtteliselt puhanud. Et väga-väga väsite selles suhtes, aga ei. Alati on kuskil pilvedega päike olemas. Ja asjad lähevad paremaks. Me teame, et lähevad ja vaikselt nagu rahuneme ise ka, et teed step by step asju järjest, siis on okei. Mitte nii uhke enam. Ma näitan teile jäänuseid. Selline piknik täna. Täna magame Sydneys kuskil Karavan pargis, meil aitas sellest ööbimise maksmisest. Ja jama otsa ei viitsi enam otsida, see oli kõige lihtsam variant. Ma näitan teile. Niimoodi. Ja ees on mingid teised fännid. Nagu näete, siis ma olen täna ka natukene ära põlenud. Hannes räägib mulle kogu aeg, et varjus ei saa päikesse põletust või varjus päike ei võta nii hästi. Täna saame omal nahal tunda. Ma selles suhtes Hannes ei ole süüdi, ma päikesekreemi pannud, siis mina teadsin, et päike võtab ka varjus. Aga ma olen laisk. Ja kuna Hannes kogu aeg ütleb, et ei võta, siis ma pidin talle tõestama, et ikkagi võtab. Tegelikult mul on väga tegi süüdistada. Et ma rumal olin. Igal juhul. Täna on olnud ka väga hektiline päev. Igal juhul see, kes meile seda vänni oleks müünud, siis ta olekski saanud selle alles täna meile anda, täna on kolmapäev.
me käisime vaatamas seda äkki pühapäeval või esmaspäeval, pühapäeval vist jah. Ja me olime nõus tegelikult pühapäeval juba ära ostma selle. Ma ei tea, kas see on hea või halb, et me ei ostnud seda juba pühapäeval või me ei saanud seda osta, sest ta tahtis seda veel hoida. Täna on kolmapäev, siis me saime lõpuks nagu jutul, et täna kolmapäeval saame selle kätte, aga kuna me saatsime sinna mobiilse mehaaniku ja tuli välja, et seal on mingi starter, vajab vahetust mingi hetk ja sidur vajab vahetust, et sellega ei ole nagu mingi ekstreemselt kiire, et see nagu täiesti läbi on, aga et see võiks nagu esimese asjana ära teha. Ja siis tema ütleb, et tema mehaanik pole midagi sellist öelnud ja et tema ei usalda mingi suvalist mehaanikut, me tahtsime alla tingida nagu selle koha pealt. Aga mitte palju, sellepärast, et need lähevad maksma mingi 1-2 tonni umbes. Vähem nagu, me arvame, võib ka rohkem minna. Ja siis me küsisime lihtsalt $500 alla ja ta ei tulnud meile vastu selle koha pealt või nagu ta ütles, et kui see on see case, et me peame nagu need ära vahetama, siis jah, aga tema tahab oma mehaanikul lasta selle üle uuesti vahetada ja me oleme nagu selle järgi oodanud täna terve päeva ja see hästi naljakas, et ta ütles, et ta hommikul enne 7, ta kirjutas 7:20, et helistas hommikul enda mehaanikule, et üle küsida ja siis ta ütles, tema mehaanik ütles, et ei, tema ei ole sellega nõus, et ta oli alles hiljuti service'it teinud, ehk siis mingi õlivahetused ja sedega nad ei vaata selliseid asju minu meelest tavalisel ülevaatusel või mitte ülevaatusel, isegi service'il nad ei vaata tavaliselt selliseid asju, aga mida iganes ja siis terve päeva ta on üritanud uuesti mehaaniku kätte saada ja siis ta pole saanud kätte, et see on natuke nagu sus, et see on imelik. Aga jah, ma ei tea, me põhimõtteliselt juba oleme nii väsinud sellest, et me oleme juba nõus nagu maksma ikkagi see kogu summa, 10 000 siis. Ja vahe pole, et ma ei tea, peame siis teised kulud võtma. Ja siis me täna saime tegelikult veel mingit infot. Me oleme natukene hoidnud ühendust ühe mandlika mehaanikuga ja ta ütles, et vahepeal ütles, et ta uurib, et äkki me saame minna talle appi või nagu saame minna mehaanikuks. Ja siis mina Avelen ka mehaaniku abiks lähen mutreid keerama. Oi, igatahes. Ei tea, rohkem ma tema käest vastuseid saanud, eks näis talle igal juhul vastab ma rohkem ja see kõlab põnevalt, aga see on Victorias, mis on kaugemal. Aga meie auto on Victoria registrationiga ja kui me tahame selle uus auto siis maha müüa, siis see on $1000 umbes, kui mitte rohkem. Eks võib-olla sõidame 2 autoga Victoriasse, ma ei tea. See on täiega selline, ajudel hakkab selline jamamine kogu aeg. Kogu aeg on mingi tulekahju järel põhimõtteliselt. No nii, alustasime hommikut kõrget ootustega, et mõtlesime, et lõpuks saab siis asjad paika, et olime nõus, et okei, maksame 10 000, mis siis, et kui ta selle meie mehaaniku jutuga nõus ei ole, et vahetamegi siis selle siduri ja starteri ära mingi hetk, et kohe ei pea ka vahetama. Aga jah, siis ütles, davai, okei, teeme siis ära selle diili, me oleme selle 10-ga nõus, et vahet ei ole, kui see meile vastu ei tule. Siis kirjutas, et kuule, et ma ikka ei saa seda anda teile, et mul on autot vaja, ma ei saa enda sõbra seda autot enam laenata. Aga see algas niimoodi, et me küsisime hommikul, mis kell sulle sobib kokku saada. Siis ütles kell 10, siis ütles 10:30, siis ütles kell 11, siis ütles sorry kell 12 ja nüüd kell on 11:30 ja nüüd ta kirjutas seda. No halloo, Ja nüüd ainuke, mis on, sorry, et nii läks, me oleme kurdi terve nädal aega oodanud. Jah, peaaegu nädal aega jebinud selle autoga ja me olime põhimõtteliselt kaup oli koos juba. Me olime nagu ära nii-öelda committinud sellele ja nüüd siis sükke asi. Aga nüüd pakun viimase asja talle välja, et okei, kui sul on nii kohe autot vaja, siis osta meie auto ära. Me maksame sulle natuke vähem selle vänni eest. Et lihtsalt ümber kirjutamistasu on sul ja maksad veel 1000 võtad hinnast ka alla või 1500.
ja kui see talle ei sobi, siis mingu kuu peale. Täielik väga värdis käitumine, ütleme nii. Tundus küll normaalne vend, aga ma ei tea, käitumiselt viimasel ajal küll tundub, et ma ei tea. Ja tegelikult Sydneys on olemas sarnased asjad nagu Bolt Drive minu meelest, mingi Uber Drive või midagi sellist. Et noh, ma ei tea, ma arvan, et lahendusi on, kuna ta on ise elab Sydneys, et siis mingid lahendused peavad olema. Aga lihtsalt see järjest nagu mingi edasi asjade lükkamine ja noh, alguses ütles, et mulle tundus, et see võib olla mingi valetamismängus. Ma vist enne mainisin, et hommikul enne 7 oli juba rääkima mehaaniku ja terve päev ei saanud hiljem enam mehaaniku kätte. Siis täna ta ütles, et nad vist ei taha midagi sellist teha. Ta ise pakkus välja, et umbes, et äkki mehaanik teeb test drive'i, et näitab, et miks see masin niimoodi on, miks tema mehaanik pole öelnud, et seal mingi siduriga mingi viga on või midagi sellist, aga naljakas. Väga närvi ajab. Igal juhul, kui me ütleme, et Austraalias on rollercoaster kõik, ehk siis nagu Ameerika mäed, siis me mõtleme seda. Kui me just mingi meie jaoks 30 minutit tagasi tegime teile klipi, et ta ütles, et ta ei saa meile müüa seda sellepärast, et tal ei ole ikkagi sõber ei saa anda talle autot. Siis me olime okei, me hakkasime otsima uut lihtsalt järjest, kirjutame kõigile jälle, noh. Ja siis nüüd ta kirjutas, sorry, ma ikkagi leidsin endale auto, mida ma saan laenata vahepeal. Nagu me ei tea veel, nii kaua kui see ei ole meie nimel, nii kaua kui me ei ole veel selleni jõudnud, see võib veel muutuda, aga siis, kui me selle enda nimele saame, siis me küll peame mingi spritsi ostma endale tähistama. Kas lõpuks saame endale vanni või ei saa? Ma anname teile teada. It's still sticking out on my end, so it needs to sort of... Tulime tähistama, sest täna tundub nagu päike hakkab lõpuks paistma pilve tagant. Me tähistame iga päev toiduga. Põhimõtteliselt, mis siis täna oli? Me lõpuks saime ikkagi selle sama vanni. Ta leidis endale ikkagi kellegi, kes talle seda, mis ongi nüüd, autot laenab, ehk siis ta ikkagi müüs selle meile. See emotsioon ei olnud enam nii tore, sellepärast me olime nii kaua oodanud ja nagu nõme oli. Siis täna hommikul tegelikult me saime teada, et me saame esmaspäeval alustada tööd. Vist mainisin seda enne. Ja siis praegu me tulime autot ümber registreerima meie nimele või no minu nimele hetkel, siis teeme Hannese nimel. Ja siis me küsisime lihtsalt muu seas, et nagu kuidas see mingi juhilubade üle kandmine käib või noh, ma ei tea, igas selles on erinev. Igas state'is, igas osariigis on erinev. Ja kuna me mõlemad üle 25, siis me saime seda lihtsalt üle teha. Ja siis pidime mingi $7 maksma selle eest, et aastaks ajaks võtsime endale siis need ajutised juhiload. Ja saime selle tehtud. Jah. Põhimõtteliselt kõik, mille pärast me oleme nagu hullult murutsenud. Okei, meil on oma autoga, millega me vist sõidame siis sinna Mildura kanti või sinna Victoria osariiki, et loodame, et kõik läheb hästi sellega. Saame seal selle maha müüdud ja siis jah, siis on kõik super hästi. Loodetavasti tööga on enam-vähem, me saame nagu hakkama sellega ja noh, ma kardan nende pärast kõige rohkem. Aga jah, lõpuks hakkab pilve tagant päike paistma, vähemalt nii on tunne. No nii, see, mille pärast on nüüd palju pisaraid justkui valatud, on käes. Ma näitan ka teile. Ta on ikkagi siin vana masin, aga ma teasin, mingi siin asi peal, ma ei tea, meil läks. Aga jah, seest või noh, istmekohad on sellised. Siin peaks olema, see peaks olema 3-kohaline, aga selle turvavöö on katki. Ja. Siis meil on selline katusalune, ehk mingi, et kui me kämpime, siis me näitame teile seda, praegu ei hakka lahti tõmbama. Ja siis on ka katuse selline raam, kuhu me saame enda asju panna, hoiustada. Siis kämperite puhul üks kõige olulisemaid asju on patarei ja siis inverter, ehk siis seal me saame oma arvutit näiteks laadida. Meil on ka päikesepaneel, selline mingi odav. Ja
ja patarei, mis nagu topeltpatarei siis. Ehk siis sellega saame ikka üldse laadida. Siin näitab ka, kui palju meil patareis akut on, mitte väga palju. Mingi väike veegel. Hannes näitab teile meie sellist ruumi. Võin hoida seda. Oppadi. Ta natukene tüütu vast on ja siia tuleb ruumi veel juurde, jah. Meil on päris palju ruumi. Kui me võib-olla hakkame pakkima, siis äkki näitame paremini. Ja. Ta on nagu veits tüütu, et sa pead niimoodi asju. Tegelikult tagant saab ju mõned lahti ka tõmmata. Jah, seal on 3 suurt sahtlit. Ja. Aga meil terve see alus siis, mille peame magama, on tegelikult ruum, kus me saame asju hoiustada, nii et see on hästi targalt ehitatud. Üks asi, mida me ise mõtleme, mida me hakkame tegema, et nagu te näete, siis siin ei ole mingit soojustust või mingit isolatsiooni. Või üldse näeb suht selline, elakski nagu kaubiku sees, mis on tõsi, aga suht selline odav näeb välja. Et me oleme mõelnud, et võib-olla, kui meil aega on, et paneme mingid paneelid või asjad või niimoodi, teeme natukene ilusamaks selle. Ja siis tahame siia ka külmkappi osta mingi hetk. Aga sellega kiire pole. Jah, meil on päris palju ruumi. Siin näiteks 12-voldised pistikupesad. Ja siis seda inverterit ma näitasin, kus me saame ka arvutit näiteks laadida.